Me oleme tagasi, nagu te näete, siis me ei läinud mitte kuhugile ja jätkame sama rauaga ja sama hooga ja nüüd paneme veel otsa. Kui kaua, Martti? Veel 3 nädalat. Kindlasti 3 nädalat veel, nii et tahate teada, mis täna? Mina tahan küll, Martti, teada, mis täna. No igal juhul, sa rääkisid tükk aega tagasi, et sa siin plaanid varsti isaks saada, nii et uurimärgi, kas sa ikka saad sellega hakkama? Nagu igat hooaega me alustame. Aeg on meid tõesti muutnud, aga tõesti teine hooaeg käib ju juba siis nagu 16. saade. Kokku tuleb tõesti 30 saadet. 22 juuni on meil siis viimane saade ja siis me tõesti läheme suvepuhkusele. Läheme tõesti suvepuhkusele. Et natuke aega veel saate oma piipu ja prilli hoida siin. Aga mina tahan teada, kas internet arvab, et ma olen valmis isaks saama või mitte, nii et Martti hakkab... Kas ma räägin natuke eellugu ka sellele või? No mis siin ikka eellugu rääkida? Sa said kirja oma pruudilt, ütlesid, et ta tahab beebit saada. No ma sain jah, no ma tahan mulle mis sa ütlesid talle? Selle peale? Ma ütlesin talle, et kui on autojuhiload olemas, siis olen kohe nõus. Nii et sina oled tegelikult valmis, et me selle questionnaire peaks tegema. Vaid võtma sinu naise ja minema temaga autoplatsile sõitma. No põhimõtteliselt küll jah, selle taga seisab sa pigem rohkem kui selle taga, kas mina olen valmis või mitte. Mina arvan, et ma olen ammu juba valmis selleks. Igal juhul babycenter.co.uk on siis pannud välja nükse quizi härrasmeestele. Kes kahtlevad, kas nad on valmis saama isaks või mitte. Mina seda quizi pole läbi teinud, sest ilmselgelt mina selleks veel valmis pole. Aga kas sa kahtled, et ma olen selleks valmis? Ei, ma olen enam kui kindel, sina saad väga hästi hakkama sellega. Sa oled minuga ka peaaegu üles kasvatud. Hakkama, jah. Aga lähme siis otse quizi juurde. Kui kaua peaksid sa laskma nutta vastsündinud beebit, kui ta õhtul hakkab nutma, ennem kui seda üles korjad siis? Kas vähem kui 1 minut, 5-10 minutit, 10-15 minutit või nii kaua, kuni ta lõpuks järgi jätab? No see on nüüd küsimus nagu, mis kasvatusmeetodit keegi nagu pooldab. Mina pooldan seda kasvatusmeetodit, et laps peab suutma ennast ise rahuldada. Mina pooldan sellist kasvatusmeetodit, kus laps võiks õppida ise ennast rahustama. No paneme 5-10 minutit nagu see võib-olla nagu... Kui 5 minutit see juba nutab, siis on dehüdreerunud ja pisaratest. Tõdeliku puuduse kiiritsema. Mitu korda päevas peaksid sa vastsündinud beebit toitma? 3 nagu söögikorda päevas, iga 4 tunni tagant, 8-15 korda päevas või iga tunni aja tagant? Iga tunni aja tagant on palju. Mul ausalt, mul ei ole õrn aimugi, ma ei ole nagu nii lähedalt timmikut. No siis ongi nagu kohe saad aru, et tegelikult ei ole vist valmis, tuleb ikka natuke neldööd teha siin. Seda muidugi, ja ma mõtlen mentaalselt, ma olen selleks valmis, et mulle nagu sünniks nagu järglane, aga tegelikult see magu on väike, see ports on väike, seedimine on kiire. Ma julgen pakkuda, et äkki 8-15 korda päevas, see tundub nagu üli palju minu jaoks. Aga no mõttes on nagu niukene asi, niukene kõht. Jaa, aga samas ju kogu see asi vajab ju kasvatamist ja see tohutult palju energiat. Mis on asi, milleta sa ei saa mitte kunagi kodust lahkuda, kui sa võtad beebi endaga ka? Beebi. Kas see on sinu telefon, niukene pehme riide, videokaamera? Telefonis on tegelikult tänapäeval olemas juba. Ma ei tea, mis siis on näpi on. See on mingi asi, mida sa nagu paned jalgade ümber. Ilmselt emad, kes vaatavad, oskavad alla kommentaarides meid aidata, mida siin näpi. Mina võtaksin kaasa pehme riide. Ma saan teda sinna sisse mähkida, kui vaja on. Ma saan selle maha panna, ta saaks roomata. Vaja, ma saan ila sellega pühkida, mis sinast teha. Kui sa tahad osta 9-kuulisele beebile riideid, mis suur see riideid sa peaksid endale ostma? Talle ostma? Jah, et kas sa siis ostaksid 6-9 kuuse riideid, siis 10-16 poundi nagu raskusega. No see poundidest ma ei tea mitte midagi. No põhimõtteliselt ümber arvestada. 12-18 kuulistele riided või siis suurus small. Small. Sõltub ikkagi väga palju ka ju tegelikult vanematest. 2 korvpallurit saavad omavahel lapse, siis see lapse nagu mõõtmed on kindlasti suuremad, kui näiteks mina ja Kettel saaksime lapse, kes on mõlemad suhteliselt miniatuurse ehitusega. 9-kuusele lapsele ma ostaksin 12-18 kuu riide. Kasvab nii kiiresti, nii kui kedagi koti ka, kui tal natuke suurem. Iga nädal ma ei viitsi ju käia. Millise kingi teeksid sa siis oma kaasale, näidata talle tema tänu selle kõige eest? Kas sa kingsid talle outfiti beebile, lillebuketi või siis väikse voucheri, kus on temale saab endale võtta aega, väike massaaž ja lihtsalt, et ta saaks põgeneda sellest olukorrast. Kui mina peaksin saama nüüd Ketteliga lapse, siis ma üritaksin nagu kõigest väest teha seda, et tal oleks nädalas vähemalt 1 päev, kus ta saab, kas või 1 õhtu, kus ta saab nagu minna ja olla nagu kõigest sellest nagu eemal, sellest kodusest kakabeebi okse mähkmemajandusest, et mina kingiksin kindlasti getaway. Kui ma olen taga lapsega kahekesti, saan ju lapsega tugevamat kontakti.
loomulikult. mõlemal kasud sees. Mul endal on selle küsimusega nagu veider. Igal milline neist ei kuulu sellesse loetellu? Tuula, Baby Grow, siis on Pixel, Waddle. Mul ei ole näimugi, mis need asjad tähendavad, aga pane siis Pixel. Pixel. Kus peaks istuma beebi, kui sa tood ta koju haiglast? Kas sinu partneri süles, vastsündinu autoistmes, näoga ettepoole, istmes, kus ta on seljaga, istme poole, tagaistmel, vastsündinud sõidutoolis, esiistmel, aga seljaga jälle täpselt samamoodi. Minu arust nagu peaks olema vist nagu turvalisem tagaistmel ja seljaga sõidusuunas. Okei. Seljaga sõidusuunas. Jah, seljaga sõidusuunas. Mis sa peaksid alati enda partneriga kaasa võtma, kui ta on imetamas veel last? Klaas vett. Võiks olla küll. Klaas vett ei jookse kunagi mööda külge maha. Just. Ajakiri äkki. Žurnaal võtta kaasa. Või tema lemmikõlu. See on väga hea mõte kindlasti. Tema telefon või tablet? No siin on see vastus ikkagi suhteliselt lihtsaks tehtud. Klaas vett ilmselgelt. Samal ajal. Mis ajaks peaks laps suutma juba terve öö ise magada, ilma et ärkaks üles? Pärast 3 nädalat peaks juba suutma magada. Kindlasti mitte. Pärast 3 kuud, pärast 12 kuud, eks kui ta on juba aastane. Või siis pärast 2 aastat. Ehk nagu mis hetkest sa jätad ta sinna jonnima? Jah, saab ise hakkama, eks ole, suur küll juba. No 3 kuud ja 3 nädalat ma võtaksin, nagu välistaksin kohe kindlasti. 12 kuud, 1 aasta, 2 aastat, no 1 aastane. Tegelikult võiks juba ju nagu öö ära magada suhteliselt. Ma arvan, 1 aasta on nagu fine. Ma arvan, et 1 aasta oleks nagu okei. Tu partner pole saanud mitu ööd magada. Ta on juba tõesti deliriumis ja lihtsalt nagu täiesti lohko, siis ma ei saa hakkama nagu. Nii. Mis sa teed? Kas sa helistad oma emale, helistad oma siis partneri emale ja kui sul kutud ta külla, et vaata üle nagu, mis toimub naisele. Sa sünnitasid ja ma kasvatasid mulle siukse asja, mis ma nüüd nagu ei maga ju, mis ma teen no. Ja siis paku talle välja, et sa teed ise kella 2 söötmise või siis võtad, lihtsalt maksad kellegile, kes õhtuti vaatab sinu last. No isana ma peaksin ikkagi, kui see on test, et kas ma olen valmis isaks saama, siis ma ikkagi, ma arvan, võtaksin selle kella 2 vahetuse, teeksin ise ära selle. Nonii, kas sa oled valmis olema isa? Muidugi. Teate, mis värk või? Lauri sai 14 küsimusest 11 pihta. Siin vist ei ole väga küsimust. Või mille väga küsimust tuleb nagu lihtsalt Kentelile öelda, et kuule, et järgmine... Marss autokooli ja teeme need lood ära. Igal juhul, millega sa mööda panid, siis oli see, et oli esimene küsimus tegelikult. Ja vähem kui 1 minuti pärast. Jaa, kohe. Kohe peaks minema, jaa. Viimane viga oli siis sul ka see, et millal peaks juba lapsi suut magada on pärast 3 kuud. No rõõmusõnum kõigile lapsevanematele olge magada. Ja need olidki kõik sinu käed, kõik ülejäänud sa panid täppi. 3 tükki ja tegelikult ei saaks öelda, et läks halvasti. Just. Vist hakata siis last tegema. Nii et ilmselt tulevikuski veel vaatame, kuidas lastega tegeleda, nii et pane alla subscribe'i, kui sinulgi on mõttes kunagi endale, ma ei tea, beebi soetada või kuidas see kunagi siin peaks minema. Jah, tehke lapsi, siis saab Eesti vabaks. Tava ikka. Ciao. Ciao. Homses osas. Within yourself. How to men up. Yeah. And how to we. Tickets available now. Don't miss out.